Läheme nüüd tagasi meie tugitoolidesse, et tervitada meie järgmist külalist. Me hakkame rääkima propagandast selle nii-öelda siis moodsamas või siis nii-öelda kaasaegsemas vormis. Millist propagandat on võimalik teha, kasutades ära AI võimalusi? Saame nüüd küsida Propostopi kirjasaatjalt Margus Järv. Tere hommikust! Tere! Kui rääkida sellest, milliseid tehnilisi võimalusi pakub siis propaganda tegemisel AI, siis mis on sellised praeguseks tehtud kõige kuulsamad või kõige legendaarsemad näited? No see AI manipulatsioonid, et üks asi on, kui see on videotöötlus või pilditöötlus, mis on nagu kohe näha ja efektsed sellised. Nad on küll efektsed, aga väga lühikese mõjuga. Samal ajal on meil AI manipulatsioonid on ka sellised, kus luuakse tuhandeid näiteks Twitteri, praeguse X-i kontosid ja profiile või siis kloonitakse sadu ajalehti. Need on palju pikema mõjuga, näiteks Saksamaal tehti kloonitud lehtede kaudu, levitati propagandat mitu aastat, enne kui Ukraina-Vene sõja algusest kuni 24. aasta maini. No siin, kui me nüüd hakkame järjest konkreetseid, siis nii-öelda ka visuaalseid näiteid vaatama, siis mis see on, mida me praegu näeme? Ja, see on hästi selles mõttes, et need pildid muutusid viraalseks, nad on väga efektsed. Tegelikult on selle pildi autor on Elliot Higgins, kes on siis Bellingcati asutaja ja tookord oli siis, kui see pilt tehti 2023. aasta märtsis, 20. märtsil, siis oli aktuaalne Trumpi vahistamine. Aga tema tegi lihtsalt AI-ga nagu olekski politseinikud kinni võtnud. Olemused nagu need pildid ikkagi tunduvad nagu üsna sellised, et nad ütlevad sulle, et ma olen nagu tehtud, et see ei ole päris, et mulle tundub, et siin ei ole isegi taotlust varjata. Ja mõned ajad tagasi, olles ise enam-vähem sarnaste manipulatsioonide sisu olnud, kus mu nägu siis liideti mingi päris sündmuse tegelasega, eks ju, siis ka need olid väga robustsed. Aga mulle tundub, et seal, kus see kunstitaotlus on ära läinud, siis need pildid võivad olla ikkagi nagu väga-väga ehtsad. Ehk pilti eristada ei ole enam nii lihtne. Ja, et kui mingid näiteks profiilipildid ja sellised asjad, et seal ei ole üldse võimalik eristada. Aga ütleme, Kremli siis selle AI manipulatsioonide eesmärk ei ole mitte saavutada täiuslikkus, vaid just tekitada segadust ja usaldamatust. Kommenteerime ka seda järgmist, et see on siis ka nii-öelda AI-ga loodud pilt, sellist olukorda ei ole kunagi olnud. Mis siin toimub? Ja, et kui see pilt tuli, siis oli vist 23. aasta mais. Siis see hoone on Pentagon, jah? Jah, et see on Pentagoni hoone. Twitteris hakkas levima eelkõige siis Kremli-meelsete kontode juures. Ja see pilt, mille pärast on nagu nüüd tähtis, on see, et ta liigutas ka börsi. Et seal, kui mingid need päevakauplejad said kindlasti sealt mingi väikese raha teenida, et ta liigutas siis Standard & Poor's indeksid kuskil 30 punkti, 30-40 punkti. Üles ja alla küll, see võbelus oli vist üsna hetkeline, aga ta oli. No igal juhul ta registreeriti ära. Kui kaugel me oleme sellega, et kõikide nende siis valepiltide, valevideote külge tekiks mingi selline viide selle kohta või õigete piltide kohta õigemini, eks ju, et see on tõde, et see on õige pilt, nii-öelda see mingi digitaalne tempel või et kas see tehnoloogiline areng on kuhugi juba jõudnud? Ja siin on hästi paljud sellised osintuurijad tegelevadki sellega. Näiteks Henk Van Ness on teinud sellise AI Whispereri, mis siis aitab avastada neid võltsitud pilte, AI poolt genereeritud pilte. Ma just viimases Propostopis oli üks selline piltmõistatus Bangkoki kesklinnast, kus oli siis avastamiseks oligi kasutatud Henk Van Nessi siis sellistes seadet. No andke väike vihje, aga kuidas neid pilte siis ära tunda või videosid, sest lõppude lõpuks see on praktiline. Vanema inimesega ikka
ka saadad oma lapsele, vaata, mis seal on, mingi tiiger teeb mingit koomuskit, eks ju, ja tundub nii reaalne ja vastus tuleb AI. Ja ma ei saanud aru, et kuidas seda siis selgeks teha, et mis on vale ja mis on siis tõde lihtsa vaatamise abil. Asi ongi selles, et lihtne vaatamine ei pruugi anda meile seda õiget vastust. Et see tuleb ikka kogemusega ja seal on nagu tehnilised vahendid, et alati, kui mingi pilt käib läbi AI, siis tekib nii-öelda artefakt, et tehnika muudab seda pilti, seal tekivad mingid häired sisse, mida palja silmaga ei ole näha. Aga vaata, mis siin nagu on, eks see on ka kuulus video, siis Zelenski vist pöördub just oma vägede poole ja ütleb, et nüüd tuleb alla anda ja selleks ka nagu viraalseks ja seda levitati palju. Kuidas ma siit sellest aru saan, et see on mingist hakklihamasinast läbi käinud? Ja no seal see oli 16. märts 2022. Et juba oli 17. oli igalt poolt maha võetud juba see, et ikkagi nägu oli natukene teine ja suu liikus vähem, nagu mille järgi kohe oli ära tunda, aga see, et nad küll murdsid sinna Ukraina 24 telekanalisse sisse ja said natuke aega seda näidata. Aga lihtsalt Ukraina valitsus kiirelt lükkas ümber kõik. See jõudis isegi nii kaugel, et ta jõudis teleekraanile lausa, et häkiti sinna sisse seda klippi näitama. Jah, ta oli nii veebis kui telekanalis. Mis on nii-öelda tuleviku sellised ohud või visioonid, et mis saab tulevikus selles valdkonnas? Minu arust läheb järjest huvitavamaks. Praegu on ikkagi sellised, ma ise kasutan näiteks mingite väikeste klippide tegemisel siis Google'i Gemini nanobanaani ja siis panen näiteks ta liikuma Grokki videomootoriga ja need on hästi huvitavad videod, et ma võin pärast saata, ma ühe tegin ka. Lepime kokku esmaspäeva hommikuks, et siis saab seda vaadata korraks esmaspäeva. Aga kui samad vahendid on nii-öelda halbades kätes, siis nendega võib teha väga kurri asju. Ja selliseid ehmatada ja siin, mille pärast ma siin olengi, et see on nagu, et kui me sellest räägime, siis me ju tõstame siis vaataja teadlikkust ja siis seda kriitilist mõtlemist. Margus Järve, suur aitäh täna hommikul telehommikusse tulemast. Aga nüüd me saame